Head vennad ja õed, mul on täna jälle suur rõõm öelda teile, et meil usklikena, meil kristlastena on kingitud võimalus kuulutada Jeesuse ristisurma mitte ainult kirikutes, aga ka tänavatel. Ja seda me taas sellel aastal teeme üheskoos ja liigume üsna pea siis siit kõik käies mööda tänavat läbi ka meie pühakojad, kirikud, koguduse hooned ja kuulutame Kristuse surma, selle tähendust ja igal pool me loeme siis ka teatud piibli kirjakoha ja väikese mõtiskluse sinna juurde. Nii et alustame siit Nelivare kirikust ja loeme ka Jumala sõna Markuse evangeeliumist 15. peatükist 1. kuni 15. salmini. Annan selle siis kellelegi teisele üle. Aga liigume siit ja laulame ka 20 laula. Jumal Markus edasi, me sellega alustada.
Nii, oleme jõudnud oma 3. peatuspunkti. Ja siin mõtisklus on Jeesus lohutab nutvaid naisi. Me kummardame sind, Issand Kristus, me ülistame sinu püha kannatamist, sest oma ristisurma läbi oled sa maailma lunastanud. Lugemine Mattiuse evangeeliumi 7. peatükist ja Luuka evangeeliumi 23. peatükist. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, Issand, Issand, ei saa taevariiki, vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Jeesusega käis kaasas suur hulk rahvast ja naisi, kes endale vastu rindu lüües teda itkesid. Jeesus aga ütles nende poole pöördudes, Jeruusalemma tütred, ärge nutke minu pärast, nutke pigem iseendi ja oma laste pärast, sest vaata, päevad tulevad, mil öeldakse, õndsad on sigimatud ja ihud, mis ei ole ilmale kandnud ja rinnad, mis ei ole imetanud. Siis hakatakse ütlema mägedele, langege meie peale ja külastele katke. Seda tehakse koorsuuga, mis siis ilmale. Luuka 23, 27-31. Evangelistid kirjutavad meeleheitel inimestest, keda Jeesus imeliselt lohutab. Naini Lestnaisel suri ainus poeg. Jairuse perekond kaotas haiguse ja surma läbi tütre. Õed Marta ja Maarja matsid oma venna Laatsaruse. Kõik pöördusid oma leina ja murega Jeesuse poole, olemata lõpuni kindlad, kas temalgi on väge surma üle. Jeesus aitab neid imeliselt. Leinapisaratest saavad üllatust täis rõõmupisarad. Jeesusele endalegi pole pisarat tundmatud. Ta nutab kordi Jeruusalemma pärast, teisel korral oma sõbra Laatsaruse haual. Jeesuse pisarad, mis Getsemani aias voolavad tema palgelt verepiiskadena, muudavad kannatused reaalseks. Olgugi, et Jeesus on Jumala poeg, kogeb ta kõike inimesena. Valu, kannatusi, ülekohut ja pilget. Issand teab ja tunneb iga inimese valu. Olles tee hukkamisele, lohutab Jeesus naisi, Jeruusalemma tütred. Ärge nutke minu pärast, nutke pigem iseendi ja oma laste pärast. Ta tuletab nutjatele meelde tulevikku, kuhu nad peavad oma silmad ja mure suunama. Lastele ja järeltulevatele põlvkondadele. Olevik sünnitab tulevikku. Tänane otsustamatus ja vastutuse edasilükkamine iseenda, oma laste, oma maa ja rahva, inimkonna ja loodu kestmise küsimustes küllab tuleviku pisaraid. Terved rahvad on sunnitud põgenema ebavõrdsuse ja vägivalla eest ning parema tuleviku lootuse puudumise eest. Naised ja lapsed, sekka üksikud mehedki igatsevad koduse, karmuse ja vägise võtmise eest varju ja turvalist elu homsest päevast. Paraku lämmatab üha suuremaks paisu inimkonna patt tulevikku. Kõigi pisarate kuivatamiseks, muutuste sünnitamiseks ja ilusama homse kujundamiseks on vaja juba täna vastuolusid ületavat üksmeelt. Koosmeelne elu on kristliku usu ja lootuse kinnituseks ja venna armastuse tõestuseks. Sisekaemus, kui Jumal on kiikunud mulle heldelt usku ja lootust, kas jagub minulgi teistele jagamiseks pisutki armastus. Ja palve, armas Issand Jeesus Kristus, ma kannan iga päev palves sinu ette oma argiseid muresid ja ootan lahendusi elu umbsõlmedele. Ometi tean, et suudan mitmeid neist ka ise harutada. Anna mulle andeks, armas Jeesus, et liiga sageli tõstan pisaraid valades vastutuse oma elu pärast sinu õlgadele. Lihtne on ju öelda, kui Jumal lubab siis. Isa lubas sinul kannatada, lubas lasta sind julmal viisil hukata, lubas pimedasse kalju haudamata. Jumal lubas. Kinnita Jeesus mind, et valmistuksin alluma isa tahtele ka siis, kui kohtan kannatusi, haiguseid ja leina. Sest sina, Issand, kingid mulle usu kaudu oskuse näha homses ja ülehomses lootusrikast tulevikku, mis aitab ületada kõik tänased argised kannatused ja mured. Aamen. Amen. Suur tänu, pastor Rando. Siit liigume edasi rahukoguduse hoovi ja kui on vabatahtliku ristikandjad, siis palun astuda esile. Siimon Küve. Väikse tähega seekord. See on tähtsam kui see tule tähega rahu. Ja Leevi tervitab Mesilas oma väimehega. Tõnu on Soomes tööl ja kuulutamas ja mina olen praegu asemil, mitte vaid Leevi asemil. Tere tulemast ja ma annan ase üle praegu.
ainult tõeliselt suured on valmis alanduma teiste teenimiseks. Veel enne jüngrite jalgade pesemist õnnistab ja murrab ka Jeesus õhtusel oma leiba. Ta samastub murtud leiva ja oma ristil löödava ihuga ja karikas oleva veini oma ristil valatava verega. Ajatu kogemuse kohaselt muutub leib toiduks alles hetkel, kui leib murtakse. Kui Jeesus kolmandat korda ristil kukub, võib tunduda, et see on nüüd kõik läinud. Murdmise hetk. Ei, Jeesust ei murta veel. Ta ei ole veel valmis, ta läheb veel püsti. Kui oma elude peale vaadata, palju me kukkunud oleme, armu saanud. Mul oli elus moment, ma käin 100 korda ees lahti saada, mis mul oli sidumised. Ma ei taha rääkida olnud, seda enam pole, politsei. Need jamad. Nii palju käinud, kõik naerab, hirnuvad, et Martel jälle läheb. Ja pühavaim ütleb, Martel, üks kord veel. Ja see oli mul kõik need meneke juba saalis öelda, jälle täna. Aga see oli minu alandamine. Mine veel. Sussi sassi, et stopp, oma rahvas ütleb seda mul kirikus. Teinekord kurat võib istuda kirikus, tees reast, Kristus vesi pea peal. Kirik, kurat. Ja naerab ja me kuulame. Stopp. Need sündmused, mis praegu 20 aastat toimusid, mida me praegu mälestame, see murdis kõik. Amen. Aga siit edasi me liigume Sioni kirikusse. Nii et kas nüüd keegi risti kandjatest vabatahtlikuna astub esile? Jaa. Rahuga Sionis. Jaa. Amen. Oleme palved kogu aeg päeva tööl on. Nii, armsad riskiteelised, aitäh, et jõudsite. Me ootasime teid. Ma printisin praegu välja ka selle, mida me peaksime siit lugema siis. Kui sõdurid olid Jeesuse risti löönud, võtsid nad ta rõivad ja jagasid 4 ossa, igale sõdurile 1 osa. Nad võtsid ka särgi, särk oli aga õmblusteta, kootud 1 tükis ülalt alla. Nad ütlesid siis üksteisele, ärgem rebigem seda katki, vaid heitkem liisku, kellele see saab, et läheks täide kiri. Nad on mu rõivad omavahel jaganud ja riiete peale liisku heitnud. Täpselt seda loete meil algussõnaks täna siin. Hinget ja südamet väike inimene oskab ka ainsa silmapilguks tekkiva võimaluse muuta suureks ülekohtuvõimu vaatemänguks. Väekalt suur on iga valitseja, ülem ja perepea, kes ei vaja oma meelevalla rõhutamiseks jõudu ega vahedalt kurja ja kalkuleeritud kavalust. Teda on õnnistatud jumaliku tarkusega olla armuline. Armuline ja armastusest kannustatud juht on suuremeelne ja üllas, karistuse määramise õiguse kasutamata jätmine, et anda eksinule uus võimalus, kõneleb suurest südamest ja kristlikust armastusest. Ja meil on ka kirjutatud palve. Ma siis loen, see on natuke harjumatu, aga loeme. Armas Issand Jeesus Kristus, sina ei haaranud kivi
et visata patust, kes seaduse alusel vääris surma. Sa säästsid elu ja kinkisid eksinule võimaluse meeleparanduseks. Oh Jeesus, kingi mullegi meelerahu igal hetkel, mil viha ja raev paisub sooviks karistada ja kätte maksta. Näita mulle halastuse ja armastuse teed, eriti siis, kui õigus hukka mõista asub minu poolel. Sind, issand, karistati õiguse alusel, ometi oli see ebaõiglane. Valgusta minu meeli nägema igas eksinus ligimest, kes vajab mõistmist ja uut võimalust. Tuleta mulle meelde, et igavene tõde ja õigus on ainult sinu kui viimse kohtumõistja käes. Mind kohutab alatine teadmine, et sina ei taha, et ükski, kes sinusse usub, hukkuks, vaid et kõigil oleks igavene elu. Aamen. Suurt reedet ja kes jaksab, siis võite meiega ühineda, siit liigume edasi Kuressaare kesklinna Laurentiuse kirikusse. Samamoodi nagu talvel kogu aeg. No, üks nagu vaatub. Ega ma ei oska julge midagi lubada. Oleneb. mitu suurt risti meie silmade ees. Ja risti kandjad on siis toonud selle suure elukuulses risti siia ning me kuvastame sind, issand Kristus, ja ülistame sinu püha kannatamist, sest oma ristisurma läbi oled sa maailma lunastanud. Loeme järgmise evangeeliumi teksti Jeesuse ristilöömisest Luuka evangeeliumi 23. peatükist. Aga 2 muud kurjategijat viidi hukkamisele koos temaga. Ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse Pealuuks, siis nad lõid Jeesuse sinna risti. Samuti kurjategijad, ühe temast paremale, teise vasemale. Aga Jeesus ütles, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Aga nad heitsid niisku tema lõivaid jagades ja rahvas oli jäänud seisma ja teda vaatama. Isa
ta jaksab või? Jaa, ma juba... Kuhu suunas? Kuhu suunas me lähme? Me läheme sinna, jah. Keerame niimoodi. Jaa, just. Tule siia poole. Väike siin poole. Mugav ases sisse. Aitäh. Jaa, ilm on meile tõesti mingi. Jätkame siis teie. Siin ei ole midagi hullu, siin ei ole külm ega soe, siin on palav. Kuna Martin ei ütlnud, siis siin väga palav ei ole. Käimas tulles väga ennast kohe märjaks ei tee. Armani isa, poja ja püha vaimu nimel. Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, mida armu peale pühad isade palveste pärast. Aamen. Austame sinu surnust üles tõusmist. Meie kummardame sinu risti ette, oh Issand, ja austame sinu surnuist üles tõusmist. Jumalaid armu meie peale, Issand, puhasta meid meie pattudest, valitseja, anna andeks meie üleastumised. Püha tule arsti meie nõtrused oma nime pärast. Issand teid armu, Issand teid armu, Issand teid armu. Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule nüüd ikka ja igavesti, aamen. Meie Isa, kes sa oled taevas, hüüdsetud saagu sinu nimi. Tulgu meile sinu riik, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, kui ka meie andeks anname oma võlglastele ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti, aamen. Täpselt seda aega, millal Kristus üles tõuseb, seda kellaaega me ei tea, aga me teame seda, et pühapäeva hommikul nädala esimesel päeval, kui naised läksid ja jaud tühi ja Kristus oli sealt kadunud. Meie Issand.
sellised ristid. Sobib jah? Sobib väga hästi. Salli maha. Nii, tere tulemast, mina olen Tanel Usin, kes ei tea, Kuressaare kristliku linnakoguduse pastor. Ja koguneme siin majas. Võiks öelda tere tulemast meie kirikul, see on vägev kirik, aga tegelikult meil on teisel korrusel ruum, seal tagant puhtast üles ja teisel korrusele. Aga siin me oleme ja tore teid täna nii palju siin näha. Nii, ma loen täna selle koha alguseks siin nüüd kirjakoha Johannes 19 ja mis ta algas siis 32 ei saaks 31 aga et oli pühade valmistuspäev, siis palusid juudid Pilaatust, et ristilöödute sääreluud löödaks katki ja nad liidaks minema, et ihud ei jääks ristile hingamispäevaks, sest see hingamispäev oli suur püha. Sõdurid tulid nüüd ja lõid katki sääreluud nii esimesel kui teisel, kes koos Jeesusega olid risti löödud. Aga kui nad tulid Jeesuse juurde ja nägid, et ta oli juba surnud, siis nad ei löönud katki tema säärerullid. Vaid üks sõdur torkas piigud ja tema küljesse ning kohe voolas verd ja vett. Ja see, kes seda nägi, tunnistab seda ning tema tunnistus on tõsi ja tema teab, et ta räägib tõtt, et teiegi usuksite, sest see on sündinud, et läheks täide kiri, ühtegi tema luud ei purustata. Ja veel teine kirjakoht. Nad saavad näha seda, kelle nad on läbi torganud. Aga pärast seda palus Arimaati Joosep, ta oli Jeesuse jünger, kuid salaja, sest ta kartis juute. Pilaatuselt luba võtta Jeesuse ihu. Ja Pilaatus lubas, siis ta tuli ja võttis Jeesuse ihu. Amen. See on nii-öelda ristisündmuste viimased tunnid, viimased minutid siin kirjeldatud. Ja kui me seda loeme, meil on paljudel kristlastel jälle on tihti see viga, et me loeme mõnda kirjakohta ja see saab nagu nii tuttavaks, et me lihtsalt unistame ta üle ja nii ta on, aga kui nüüd loelda selle peale, mis toimus, see oli nende kurjategijate jaoks need viimased eluhetked. Nad olid ristil ja mingid inimesed ütlevad, et no lööme puruks nende sääreluud, et no ei jääks pühadeks üles. Tähendab, näeme seda, kuidas inimelu võib olla nagu nii väärtusetu ühest küljest. No nii, head vennad ja õed, oleme jõudnud siis siia tagasi, kust me teekonda alustasime. Ja minu ettepanek on, et selle viimase tekstiosa ja palvuse me peame meie kiriku kohvikus. Et seal saate siis ka istuda ja diakon Andra juhatab siis seal seda osa. Et läheme sisse siit kõik, kes te olete ja ma loodan, et me listi ka saame siit sisse viia. Kristus, me ülistame sinu kuju kannatamist, sest oma ristisurma läbi oled sa maailma vihastanud. Loen Johannese evangeeliumist 19. peatükist 39. kuni 40. salmi. Siis tuli ka Nikodeemos, kes kord varem oli tulnud Jeesuse juurde öösel ja tõi kaasa 100 naela jüngri ja aalaised. Siis nad võtsid Jeesuse ihu ja mähkisid ta surilinadesse koos lõhnarohtudega, nõnda nagu on juutide mõtlemiskombe. Ja Matteuse 27. salmist 59. kuni 61. salm. Ja Joosep võttis ihu, mässis selle puhtasse linasse ja
pani oma uude kaljusse raiutud hauakambrisse ning veeretanud haua ukse ette suure kivi, läks ta ära. Aga Maarja, Magdalena ja teine Maarja olid ka seal, nad istusid haua vastas. Ja palvetame. Armas issand Jeesus Kristus, palun, et mul säiliks elu keerdkäikudes, kiusatustes ja katsumustes usku, kas või sinet viivakese jagu. Siis suudan leppida, et hauasuu suletakse ja kõik sumbub vaikusesse, sest tean, et see ei ole lõpp. Issand Jeesus, tänu sinule tean, et haud võib neelata küll meie armsad, kuid ei vaigista armastust. Isa armastus sinu vastu võitis surma ja kuradi. Sinu armastus minu, kõigi teiste ja kogu loodu vastu aitas sind kanda oma risti kollatel. Ilma armastuseta võidab surm. Ilma armastuseta jäävad hauad viimsel päeval suletuks. Kuid meie teame, et sinu käes on surma ja surmavalla võtmine. Aamen. Far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In that old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross
till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Yes, I'll cling to the old rugged cross and exchange